ma rääkisin. Just nagu eile, just nagu üleeile. Pane tähele, kui ajatakse koorale kandam kätte. Meremesa sulane. Kuule mammut, no nii seda lükukile. Orjapidaja, ekspluataator. Näe, seal nad lähevad. Mamps on ise suurgi mammut ja ega poogredki asjata tihtuks. Üks kodanik kurnab teist kodanikku ja seda maal, kus kurnames olema ots peale tehtud. Aga äkki see on niisama? Saate aru? Tänulikkusest. Mamps räägib poogred matemaatikas. Poogred siis tassib tema kotti. See pole ju võimalik. Mamps on poogre peavad tume nagu tuha lavides. Just Kirts on see, kes pinginabit taikane peab. Kui Mamps siin oleks, peaks Mamps on kahti kooligat tegema. Kui kaua juba? Mida poogre Mamps rääkis tassi matkamis? 3 päeva tagasi. Nädal. Te ei pannud siis kohe tähele, see kestab juba 1,5 nädalat. Siis peab midagi ette võtma. Muidu võidaks arvata, et maleva nõukogu esimehel on ükskõik, kus pioneerida keskkeelt. Aga äkki näete nüüd tsirkust? Vähemalt juurdlus. Aga siis nad tehti seda pealtvaatajate silme. Aga tilstasid motte kogu kodutee. Ma ise nägin, kui hiilisin neile järele. Ta lõhub veel puit ka. Mis siis ikkagi pööretööga kasutamine liitud, kes võitis? Kuulge. Aga miks sa vahele segad? Millal seal puuri terve? Kohe esimesel korral, kui tähele panin. Ma ju segasin, võtmasin julmalt peale. Noh, ja nemad. Aga mammut oli põdrahan sul lihtsalt kõrvale lükanud. Sealt meie põdrukusele muhu saigi. Mis küll paneb ühe poisi teist tardi? Kuulge, aga äkki on Kirts mammutile raha võlgu. Äkki ta ei saa ära maksta ja mammutit sunnib. Variant 1. Aga äkki ta mängisin maha? Mäletate? Nagu poisid Skiidi vabariigis. Kuulge, äkki Mamps on kamba pealik ja laseb siis pealiku õigustega teistel oma portfelli tassida. Meil linnas oli kuulda sellist kambadest. Mõni kandis isegi paarkümmend kopikat taskus, et kui nad kambaga kohtuvad, saavad ennast kerendast vabaks. Meil niisuguseid trahve ja kapteid ei ole. Üheti poodi minnes pole raha ära võetud ja need teie eelmisel vändid ka ei võtnud. Kui tipp siin oleks teil teistsugune nägu peas. Nojah, Tirtsu näol polnud näha jälgigi traagilistest üleelamistest. Mamps on kandku ise oma kotti. Kui kamp ega kamba pealik ei ole, võib ainult arvata, et Voognale on tema pinginaabri koti kandmine teenistuseks. Võib-olla Mamps on maksab talle selle eest, just nagu jaamaski pakikandjale 10 kopikat otsa. Meie teame, Mamps on olevat ja suvel maaparanduses tööl käinud, palju raha teenib. Segane lugu. Vaata, kus otsast tahad. Nii seda ette ei või. Asi ei anna oodata. Kuule, mis sa peale tunde teed? Midagi, koju. Mis siis? Ehk tuleks mulle pioneeritud pappi. Oleks vaja meil tabelit teha. Saad aru? Ma ei taha igati kutsuda. Mul on võib õppimisaeg 8 ajal. Aga sul osa käsi ja koolitüktide tegi arastusi. Üle tunni aja kulub. Olgu. Möödus 1 tund. Olgu mine nüüd pealegi. Suur aitäh. Eks kui midagi veel vaja, siis teeme homme uuesti. Kui oleks vaja need asjad ümber tõsta, kraanöörim läheb kohe kalliks, oleks abiks. No mis siin siis tõsta tuleb? Need sinna nurka. Need sinna. Pane see siia. Ei, see ei sobi siia, pane siia poole. Pane siia poole. Pane see ka. Kuule, sul võiks riputa 2 pudest kommi kätte, et sa läheksid nendega kõrni, et mul abigi.
iga kell. aga kui puid tehakse 2 pauku 1 paku peale kulub? mitte ilma. Okei, aitäh, eks meil ole ka koju minna. järgmine päev. noh, mis ma? eile lasis mammut ikka oma meesi koju kanda. Ole mõneta. Täna on meil lase. täna hommikul tõi nagu ikka tellis 2 kotti kooli. Ole mõneta. Homme enam ei too. Soo, kus sa nii kindlalt tead siis? Ja sa tõesti siia, lihtsalt kuulda. Tere, seltsimees direktor. Mul oleks ka abi korda. Ma ise ei saa hakkama. Meie koolis on üks poiss, nimega Mamsa, kes kasutab pöörast tööjõudu isiklikes huvides. Ekspluateerimine, nagu ajalõtlikus öeldakse, ja kui lastakse oma puud ära lõpetada, ei oleks vähimatki jahtlust. Ja koolist tulles laseb ka oma koti alati poogna kanda. Et siis poogel käib Mamsuli puid lõhkumas? Käib, kontrollitud fakt. Ants-Peder oli ka tunnistajaks. Ja koolist tulles ning koolist minnes kannab alati 2 kooli kotti? Kannab, samuti kontrollitud fakt. No jaa, kannab kooli kotti, lõhub liitni puid. Ja sina näed selles ekspluateerimist? Nii ma ei ütlen, et võib-olla hakatakse nägema, aga mis saab siis ustavuseks? Pioneerid olid saanud, kui ühed teist teenivad. Mis ustavust või traditsioon? Ühesõnaga, tahtsin paluda, et keelake neid ära. Aga sa ise maleva nõukogu esimees. Miks sa ise ei keelanud? Sa kartsid, et sinu keelt või kuulata. No, aga sa oleksid võinud siiski ju proovida. Sea see autoriteet. No, olgu peale, tule pärast tunde tagasi. Ma lasen poisid välja võtta. Aitäh, head aega. Ahaa, Mams on ja, võtsasid. Tahtsin nimelt teada, et millest sa viimasel ajal nii väetiks oled jäänud? Ega ma väetiksele jäänud. No, aga miks siis poogel peab sinu asju tassima? See, tema, mina, meie. ma olen vahva treeningmärk. Noorid või koolis poisina nõrgad. Pidev harjutamine pime. Ta töötab juba pool kuud. Et siis puid lõhub ka poogel sinu juures vaid treeningu mõttes, jah? Ja meie oma vajame keskküttega. No, aga kas pommitõstmine ei oleks kasulikum? pommi tõstab sa ka neljapäeval ja laupäeval. Neljapäeval poole 7 ja laupäeval poole 6. Nii et siis plaanipäraselt ja süsteemikindlad, kirves ja pommid ja 2 kotti ka väe. Aga kuidas juhtumisi üks kinni jääd? Siis teine auto. me oleme ju sõbrad.